Täna oleme tõepoolest teid hommikul vara juba kutsunud metsa ja mul on väga hea meel siin seista praegu Lauri kõrval, sellepärast et ma tunneksin ennast siin nagu kala jalgratta otsas, sellepärast et ehkki mets on inimese loomulik koht ja tegelikult peaks ennast metsas tundma hästi, aga kui on selline suur vaikus, ma ütlen, et see esimese hetkega nagu ehmatab ära küll, kui palju siin võiks ümberringi loomi olla, näiteks hektar sinna, hektar teisele poole ja kolmandale poole, et kui palju siin tegelikult sellist elu käib, mida ei näe kohe. No kui me võtame näiteks põdra seisukohalt, siis põtra võib olla siin metsades kuskil 3-4 isendit 1000 hektari kohta. Metsiga siin võib olla ka mingi 10 selle 1000 hektari kohta. Me oleme praegu söödaplatsi peal ja siin tegelikult loomad käivad ja see on ka selge. Ehkki me oleme siin nüüd natukene juba trampinud, aga tegelikult on siin tuvastatavad täiesti mõned jäljed. No kuidas ära tunda näiteks, ütleme, et rajad, kus on käinud näiteks metsiga? Mets ja pere, seal on isendeid ikka üldreeglina seal, võtame niimoodi 10 ja kui nad liiguvad, siin on naha ka, nad jätavad endast järele sellise raja, mis on suht kergesti ära tuntav. Nii et see ei ole mitte kahejalgne loodussõber, kes siin käinud on, vaid see on ikkagi metsa ja perekond. Siin kindlasti mitte, siin on jah metsa ja perekonnaga tegemist olnud. Ja nad ei ole siin käinud mitte ainult üks öö, vaid nad on käinud siin mitmeid öid ja praegustes raskes oludes nad kasutavadki oma enda radasid ja kui me hakkame siit praegu seda rada pidi minema metsa kuskile, siis me lõpuks jõuame selle koha peale, kus nad magavad päeva ajal. Kas mets ja rada on kuidagi ka nagu teissugune näiteks teiste loomade liikumisrajast? Kindlasti. Kuidas ta ära tunneb? Iga uluk jätab oma liikumisega kõigega erinevad jäljed ja kuna metsiga konkreetselt, kui me siin jälle räägime, et nad liiguvad grupiti koos, siis ta tihedalt telgi tehes ta jätab sellise sügava vao ja lumes on see väga hästi näha. Põdrad tavaliselt, kui nad liiguvad 1, 2, 3 looma koos, nad liiguvad eraldi. Nende jäljed on suuremad, see on lumes on jälle täiesti tajutav. Metskitse jälg on väiksem, on kohti, kus nad on ka tõesti grupiti ja praegustes rasketes oludes nad kasutavad neid samu metsigade radasid ja kõigile loomadele on ta lihtsam liikumise viis. Siin me nägime ka rebase jälgi, eks. Kus rebane jälg on? Vaatame siis korraks temagi siin on liikunud. Ja eks temagi kasutab seda võimalust kohe ära, et kus tal kergem liikuda on ja praegu on nüüd lumi on tekitanud sellise kooriku selle külma ja sula tagajärjel, et rebast kannab see lumi peal ja temal on suht lihtne liikuda siin selle lageda välja pealgi. Tema ei pea alati seda rada kasutama. Aga üldreeglina rasketes oludes loomad üritavad kasutada ikkagi kellegi poolt ette tallatud rada juba. Praegu on jaanuari lõpp, kui me siin metsas seisame ja on olnud vahepeal soojem, 0 kraadi ringis, vahepeal külmem, on lund värsket juurde tulnud ja all on jääd. Kelle jaoks see tegelikult metsas loomades kõige raskem aeg on? Kui me räägime uluksaralistest, siis kindlasti on raskem metskitsel. Juba selle lumepaksuse suhtes ja nüüd see korduv sulamine, jäätumine taas, see tekitab lumele kooriku, mis ei kanna looma peal. Jalg on väike, peenike, ta vajub sealt läbi ja kui teinekord seda liikumistki näed kuskil lageda peal, kuidas kits liigub, siis ta teeb mõned hüpped, siis ta puhkab, seisab, jälle teeb mõned hüpped ja see on, sellega seoses on ta väga haavatav ja kättesaadav oma vaenlastele. Nii et kitse jaoks raskem, aga näiteks ilvese jaoks täiesti hea talv. Jaa, ilvese jaoks kindlasti hea talv ja just tänu sellelegi, et ilvese liikumine on praegu juba suht kerge nendel lumeoludele ja kõigele ja ka hundil on, kuigi hundi kehakaal on suurem ja võib-olla ta veel kohati vajub läbi või midagi, aga hundil on lihtsam ikkagi liikuda. Kas kuidagi inimene saab ise ka loodust aidata kaasa seda rasket talve üle elada? Tähendab, kindlasti saab, aga siin me peame vaatama mitmele muule momendile, eks, et minu silmis ei ole see väga tore, kui inimene lihtsalt võtab kas õunakoti või kartulid või mingit teravilja ja paneb selle kuskile tee äärde maha.
sest olgem ausad, eks, et liikluses hukub väga palju loomi ja seda peaks tegema teadlikult. Ja kõige parem on, kui sellel inimesel on endal mõni tuttav jahimees või selline loodusinimene, maaomanik, kes teab, kus loomad kogunevad, kus on võimalik seda sihipäraselt panna, et see jõuaks sellele abivajani nii-öelda.